olete püüdnud ikka ühtemoodi siin rannas, aga öelge, kas midagi muutus ka, kui nüüd Kiirova alla läksite? Suur ja võimas koloos. Muutust on see, et meil varadele makstakse lisapensioni juurde ja siis ka muud ei tea nii öelda. Kalur on ikka kalur, peab püüdma kala ja... Aga kas mehed seda ei karda, et kord läks kõvemaks nagu? No distsipliin peab olema. Nii suur maja nagu Kiirovi kolhoos, seal peab tingimata olema distsipliin, sellepärast, et kui ei ole teda, siis on kõik läheb isevoolu. Kas mõni mees on teil ka käinud siin, kuidas nad nimetavad seda, viinaloengul või? Kuidas asi käib seal? Viinaloengul on jah, meil käinud 3 meest siin. Mis näed, mehed hakkavad ümbergi naerma, mis mõnda asi käib siis? Et oled et teed väikse pattu ära ja mis siis? Teed väikse pattu ära purjus peaga, siis tuleb kohe minna loengule. Ja mis seal loengul räägitakse siis? No alkoholi kahjulikkusest. No olete aru saanud ka, et pagana kahjulik asi on või? No eks ta kahjulik ole muidugi, see on küll õige. Aga mis siis sellega nüüd kaasneb siis, ütleme, no loengut kuulata on teine asi, aga kas raha koti peal käib ka või? Käib küll, preemiat ei saa, preemiatest jääb ilma kogu grupp, kui keegi grupist purjus peaga kas kainestusmajas on või käinud või? No lõhnad ikka merele lastakse või? Ei tohi olla mingisugust viinalõhna. Tõsi ka või? Jaa, selleks on meil sadamavalvur olemas. Kiirovi koloos tegi ikka naistele küll hea teo ära, nüüd koloos juhatas oli naistega ühte mesti. Seda muidugi paistab olema. Jaa. Naistel on ju see parem, kui ikka kaine mees on.